Tänase vlogiga ma tahaks jõuda välja lõpuks Hiiumaale. Tere tulemast mu esimesse ja loodetavasti mitte viimasesse vlogi. Aga ma tahtsin alustada nädal aega varem puhtalt sellepärast, et me tulime eile Taiwanist tagasi. Ma olen nii väsinud, kell on mingi 7 õhtul praegu ja ma kavatsen tunni aja pärast magama minna. Aga enne seda ma tahan teha endale täistera pelmeene. Ja siis me ostsime endale kaasa sealt chopsticksid. Me ostsime endale kaasa Taipei ehk siis Taiwani pealinna ühest turistikohast kaasa siuksed chopsticksid. Siin on peal nagu see Taipei see 101 logo, see on üks hästi kõrge 11. kohal kõrguselt hoone maailmas, kus otsas me siis käisime või tipus või ühesõnaga 88. korrusel ja sealt me võtsime siis personaliseeritud chopsticksid ja chopstickside peal on siis ka see hoone ja teisel pool on siis selle hoone nimi Taipei 101 ja siis siin seda, need ei ole tegelikult küll näha, on meie natuke on näha meie nimed, need on Ragnari omad. Meie nimed, me lasime need nagu eraldi peale teha ja siis ma hakkan oma täistera pelmeene sööma ja ma kavatsen neid chopsticksidega süüa, sest et mulle hakkas täiega meeldima see komme pulkadega süüa, mulle väga meeldib. No nii, saabusime Sadama villasse. Lähme vaatame, mis seal sees on. Tasuta Sadama villa külastus 9.1. Postita, et osaleda, postita enda Facebook, Instagrami foto enda puhkusest Sadama villas, fotole tegi Sadama villa sotsiaalmeedia. Kirjuta alla kindlasti ka hashtag Sadama villa. Käisime eile restoranis, Hiiumaa restoranis Hiiumek. Ja me tulime Hiiumaale tegelikult puhtalt selle restorani pärast, sest
kes on näinud Eesti Masterchefi saadet, siis see habemega kohtunik Mihkel, tema restoran on siis Hiiumäkk. Me tahtsime teada, et kas on siis see kvaliteet, mida ta nõuab osalejatele, kas see on ka tema toitudes. Me toidus ei pidanud pettuma, toit oli tõesti väga maitsev. Kõik toidud, mis me võtsime, olid väga maitsevad, väga professionaalselt tehtud. Ainuke siuke miinus oli see, et kuna Hiiumaa on väike koht, siis siin ei ole väga teenindajaid võtta. Ehk siis teenindus oli selline, ütleme, et Tallinnas sellist asja ei lubataks. Aga siin ei saa nagu väga põhjalikult välja õpetada, sest lihtsalt ei ole raha, ressursse, kedagi pole asemele võtta ja nii edasi. Selle koha puhul on üks veider asi on see, et seal peab alati ette broneerima ja mitte keegi ei saa aru, miks, sellepärast et see koht ei ole kunagi nagu liiga täis, aga toorainet kipub nagu otsa saama, ehk siis kui meie läksime sinna, siis ma broneerisin meile laua niimoodi, et ma kirjutasin perenaisele, et me soovime neid asju, et palun tehke nii, et seda toorainet oleks, kui me sinna tuleks, sest et muidu on see, et me tuleme nagu Hiiumaale teie restorani pärast ja siis neid toite ei ole. Õnneks me saime enamus asjad, kuigi kui me tellisime, siis öeldi meile kohe, et seda ei ole ja siis ma ütlesin, no kuulge, ma ütlesin, et te peaksid, et mida me tahame, et teil peaks need asjad olemas olema. Ja siis me ikkagi saime need, ikkagi oli olemas, aga magustoitu saime ainult ühe, sellepärast et teist ikkagi ei olnud ja väidetavalt sellepärast, et see läks menüüst välja. Neil reaalselt menüü vahetub mingi iga nädal või iga 2 nädala tagant ja sellepärast on ka natuke keeruline. Aga jällegi, et toit oli väga maitsev ja täna on plaan minna Ungru restorani, mis on siis ka kõrgelt hinnatud siin Hiiumaal ja loodetavasti siis on seal sama hea maitse kogemus ja siis saame pärast võrrelda. Ma pole veel lasknud maitsta. Kõigepealt piigid, nii nüüd selle nurga, nii maitse õige. Tegelikult kui ta nüüd jahedam, siis temperatuur või teie valite. Võin ja olen nõus. See ei pea nüüd maailma kõige suuremat tükki. Ja siis käisime veel huvitavas botaanikaaias, mida meile Ungru restorani teenindaja soovitas. Seal oli väga palju taimi ja see tegelikult oli siis mingite õpilaste aed, kes õpivad botaanikat. Ja siis väike mesimummu siin. Ja käisime muidugi ka Sääre Tirbile ära
jalutasime seal kokku mingi 3, 4, isegi 5 kilomeetrit äkki. Viskasime lutsu, vaatasime ilusaid merelaineid ja jalutasime siis juba tagasi ja praamile. Õnneks olid samal ajal käimas ka Hiiumaa kodukohvikute päevad ja me käisime mõnest läbi ja leidsime ühe väga mõnusa suitsu tulehaug, millel olid rohelised luud. Väga maitsev oli tõesti nagu super. Oi luu, roheline luu. Täpselt selline nagu minu ristisa kunagi tegi. Hea. Ülihea, nagu päriselt ülihea. Võta. Ei ole hea, jah? Ussuruks moerled minema. Aita mind! Oota, siin on põhi all. Mina siin üksinda seilan. Kõik on ammu läinud. Ma mõtlen hakklihast ja riisinuudlitest. Kõht on tühi, aga vaade on ilus. Päikseloojang, roosad pilved. Kallu saab aru, et me räägime iseendaga siin. Sa kuuled ka või?